Tere hommikust kõigile! Tore, et te tulla saite. Ma saan aru, et inimesi veel vaikselt lisandub. Laupäeva hommik on selline mõnus rahulik. Tere tulemast kõigile Tallinna Loomaaia 85. sünniaasta arvamuspäevale, mis kannab nime Ellujäämise instinkt. Minu nimi on Kristo Elias, ma töötan Eesti Rahvusringhäälingus ajakirjanikuna ja ka minul on oma ellujäämise instinkt või instinktid olemas. Ma usun, et igaühel meist need on. Eriti tuleb see esile sellises praeguses pidevalt muutuvas ja keerulisemaks minevas maailmas. Ma usun, et paljud teist on hakanud mõtlema ja tunnetama, et kuidas ennast säilitada siin maailmas, aga siis võib-olla ka paljud loodusest hoolivad inimesed mõtlevad rohkem, et kuidas säilitada seda meid ümbritsevat maailma, mis tegelikult meid kõiki hoiab ju elus. Ja täna me ka sellel teemal siis pikemalt räägime erinevates aruteludes. Neid arutelusid siin päeva jooksul on kokku 4 erinevatel teemadel. Meil on siin palju eksperte ja selliseid teadlasi ja kõneisikuid, arvamusliidreid tulemas. Mina saan seda kõike siin juhtida, küsimusi küsida. Me alustame siin looduse ja keskkonna sellisest toimimisest ja rohepöörde teemadest ja looduskaitse teemadest. Hakkame rääkima loodusharidusest, kuidas see on tänapäeval muutumas sellises digitaalses maailmas. Me räägime liikidest, loomaaedadest ja erinevatest liikidega seotud teemadel ja me lõpetame siis ühe huvitava meistriteose kirjeldamisega, et siinsamas loomaaias ju filmiti sarja Elu loomaaias ja dokumentalistid tulevad seal kohale ja räägivad, kuidas seda kõike tehti ja näitavad ka põnevaid klippe. Nii et tuleb väga sisukas päev, ootan juba ise seda huviga. Seda päeva kõike ka salvestatakse, nii et pärast saab ilmselt seda kõike ka järele vaadata ja kuulata. Ja ka teil, head inimesed, on võimalus arvamust avaldada, küsida meie ekspertide käest küsimusi. Selleks on 2 võimalust. Üks on siis slido.com keskkond ja lähete oma telefoniga sinna lehele ja seal on selline parool või hashtag nagu zoo, et kui selle sisestate, siis saate sinna keskkonda ligi. Aga kindlasti on võimalik ka siit saalist arvamust avaldada, selle jaoks on meil mikrofonid siin olemas teile, et kui te julgete oma hääle ja näoga rääkida, siis palun väga, aga kui te tahate anonüümselt küsida, siis slido.com keskkonnas saate seda teha. Ja ma arvan, et diskussiooni huvides, elavdamise huvides on igati paslik, et te seda teete, siis on meil veelgi huvitavam. Enne kui me läheme oma esimese arutelu juurde, kutsun siia selliseks avasõnadeks Tallinna Loomaaia direktori Kaupo Heinma. Palun. Tere päevast kõigile! Rõõm näha, et nii palju inimesi on sellisel soojal, küll natuke tuulisel novembri laupäeval tulnud poolpimedasse saali ja mõtlema kaasa erinevatel teemadel. Ma usun, et tuleb huvitav päev ja miks on oluline sellist sündmust loomaaias teha, on esiteks see, et Tallinna Loomaaed sellel aastal tähistas 85. sünnipäeva, ehk siis sellise sünnipäeva aasta raames me oleme teinud erinevaid üritusi ja kindlasti üks loomaaia roll on selline teadlikkuse tõstmine ja mitte siis ainult lihtsalt info jagades, vaid ka läbi mõtestades ja kuni teaduseni välja, et tihtipeale loomaaeda seostatakse sellega, et tulen väravast sisse ja vaatan, kuidas loomad elavad ja mida nad teevad. No tegelikult loomaaedade roll on oluliselt laiem, et on liigikaitse, on teadus, on keskkonnaharidus, terviklik teadlikkuse tõstmine ja lõpuks sinna juurde ka külastajatele emotsioonide pakkumine. Ja need tänased teemad ka võtavad väga hästi kokku seda, millega loomaaed ja loomaaiad tänapäeval
kõige suures osas tegelevad, et kui me võtame selle esimese teema, rohepööre, siis see on see, mis puudutab meid kõiki ja igatepidi ja väga palju ka sellena, et kuidas loomaaiad, mis on oma olemuselt küllaltki suure keskkonnakoormusega, et kui me võtame kas või näiteks Tallinna loomaaia, siis Tallinna loomaaia kõige suuremad kulud on söödakulu ja siis on erinevad kommunaalkulud, energia, soojus ja nii edasi, need omavad selget keskkonnaalast jalajälge selleni välja, et kui meil käib siin ligi 400 000 inimest, siis ka see, kuidas nad siia kohale jõuavad, siit ära lähevad, ka see omab päris tugevat jalajälge, nii et tervikuna rohepöördesse või rohesuundadesse me ju panustame mõlemat pidi, et ühest küljest õpetame inimesi või harime, et vähem keskkonda saastada, aga teisest küljest me justkui kogu aeg suurendame ka enda jalajälge, kui me areneme, kui meil tuleb rohkem külastajaid ja nii edasi. Keskkonnahariduse teema on nagu öeldud, siis terviklikult loomaaedade üks DNA osa, ilma milleta tänapäeva loomaaed, suure tähega loomaaed ikkagi olla ei saa. Ja seda mitte siis ainult lihtsalt info jagamisena, vaid ikkagi tervikliku haridusprogrammina. Ja lõpuks eksootilised või üldse looduses elavad metsikute loomade teistingimustes pidamine, et mis on siis see, millega loomaaedu tavapäraselt kõige rohkem seostatakse, et see, kust loomaaed tulnud on ja kuhu nad jõudnud on ja kuhu nad peaksid jõudma, on ikka öö ja päev, et sellest, et aadlike selline siis enesenäitamisest selleni, et loomad on võimalikult naturaalses keskkonnas ja saavad toimetada nii, nagu neile kõige parem on ikkagi see suund, kuhu minnakse ja arutelu selle osas ka kindlasti on huvitav. Ja miks ellujäämisinstinkt on, et seda saab mõtestada väga, väga erinevalt, aga üks viis seda mõtestada on ka sellena, et inimesel on ka looduse poolt antud väga palju instinkte kaasa ja me peaksime tegelikult selles muutuvas maailmas ellu jääma oma instinktide ajal, aga tihtipeale me lülitame enda instinktid kas teadlikult või alateadlikult välja. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kuidas meid iga päev ära lollitatakse meie instinktide üleminekus on näiteks toiduainetööstus, et jäätis on näiteks üks selline või ka smuuti, et teadupärast inimorganism ja tegelikult ka teised ei suuda suhkrut ja rasva üksinda suures koguses süüa, aga kui sa selle kokku paned, siis ei ole meil selle peale kaitsemehhanismi ja siis me võime süüa kommi või šokolaadi või jäätist lihtsalt hoomamatult, sest meie enda instinktid või siis need kaitsemehhanismid tegelikult ei toimi sinna. Või teine näite smuuti, et kui me sööme viljalihaga mõnda puuvilja, siis meil saab kõht suhteliselt kiiresti täis, aga kui me tekitame ta, purustame ära, teeme tast mahla või smuuti, siis samamoodi jällegi. Meie enda kaitsemehhanismid ehk instinktid on üle kavaldatud, ehk et seetõttu ka seda instinkti saab vaadata väga erinevat viisi ja kindlasti ka sellena, et loodus toimub instinktiivselt väga palju ja inimesel on loodusest väga palju õppida, on see siis sellises roheüleminekul või muudes aspektides, et instinktide peal on väga palju üles ehitatud ja inimestel õppida. Nii et ma usun, et tuleb huvitav päev ja kindlasti viimane osa ka, kus siis saab ülevaate sellest, kuidas seda ägedat värskelt Rahvusringhäälingus jooksnud seriaali tehti, et saab kindlasti olema huvitav, et ma usun, et see materjal, või tegelikult nii oligi, et see materjal, mis jõudis sinna saatesse, oli tegelikult ainult väga väike hulk, et see, kui palju tegelikult seda materjali tekkis, on huvitav näha ja võib-olla ka midagi sellist räägitakse, näidatakse, mida sealt otseselt välja ei tulnud, aga suur aitäh ja ma ei tea, kas ma nüüd, Sander... Sa võid istuda selle pärast, et sa oled esimeses paneelis, võid valida endale kõige meeldivama koha, mis sulle meeldib. Läks sassi siin jälle. Nii et istu, sellepärast, et Kaupo Heinma on tõesti esimeses paneelis ja see paneel siis lühidalt kokkuvõttes on looduskaitse roll rohepöördes, kes peaks muretsema Eesti looduse pärast ja lisaks Kaupo Heinmale siis palun siia istuma Helena Braun, kes on siis Euroopa Komisjoni esindusest Eestis meile siia tulemas. Palun siia ka Eva Truuberg keskkonnast hoolivate ettevõtete koostööplatvormist Rohetiiger, selle platvormi eestvedaja. Siis Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna juhataja Timo Kark.
noorteliikumine Fridays for Future liige Elo-Le Maran ja peaks olema meil ka siin Aveliina Helm, aga ta vist jääb natuke lihtsalt hiljaks ja sellest ei ole mitte midagi. Ma ütlen siis siia näiteks. Aveliina kindlasti tuleb, aga me ei ole sellest hullu, me saame alustada otsast pihta, sellepärast meil teemad siin jätkub ja kõik võtavad endale ilusti veeklaasid ka, sest vesi on väga oluline asi meie elus ja ellujäämise seisukohast ka. Ma hakkan seda paneeli sellise küsimusega, et natuke saada aru teie taustast ja võib-olla vaadetest ja arusaamadest ja te ei pea nagu teadmiste koha pealt vastama, vaid ka nagu enda lihtsalt taustast lähtuvalt või kuidas te ise mõtlete, et millises seisus on Eesti loodus praegu? Selline suur küsimus. Timo äkki alustab. Sina kui Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna juhataja. Jaa, tervist ka minu poolt. Kasutan kohe juhust ja alustan sellest, et paar nädalat tagasi avaldati üks uuring, mille viisid läbi üks ülikool, Rahvusvaheline ülikool ja MTÜ, kus võrreldi 180 erinevat riiki, 25 erineva parameetri järgi ja selle uuringu tulemusena Eesti oli teisel kohal. Kas nüüd on põhjust nagu rõõmustamiseks? Pigem võib-olla mitte, koht on hea, aga 100 punktist sai Eesti 70 ja natukene peale, mis tähendab seda, et teistel läheb lihtsalt halvemini. Aga mis on kindlasti positiivne sealt võtta kaasa, on see, et tulevikuperspektiivi, vaadates tulevikuperspektiivi ja kliimamuutusi ja leevendamist, siis Eesti sai seal esimese koha just selle näitaja poolest. Nii et kui võtta nii, siis meil on teistega võrreldes üsna hästi, aga samas arenemisruumi on veel üksjagu. Väga hea. Võtame siis järjest. Mul on tunne, et Aveliina vist tuli uksest sisse. Et talle saab mikrofoni kui ta saab valmis, eks ta siis liitub meiega. No Kaupo, kuidas sina seda vaatad? Sina oled ka tegelikult ju Keskkonnaministeeriumi taustaga, eks sa oled seal palju saanud neid taustateadmisi, nüüd küll loomaaia direktorina, aga kuidas sa ka kodanikuna vaatad, millises seisus on Eesti loodus? Nagu ma võin suuresti toetada sellele, mida tegelikult Timo ütles, et kui me võtame sellise tervikpildi, eriti kui me võrdleme teistega, siis kindlasti meil on ikkagi hästi, et ta ei ole mitte ainult elusloodus, vaid ka eluta looduse osas, et kui me võtame vee kvaliteeti, võtame õhu kvaliteeti, siis kui piirkondlikud eripärad siis välja jätta, siis ikkagi on küllaltki hästi, et loomulikult meil on selliseid piirkondi, kus olukord on kehvem, meil on kindlasti selliseid liike ja elupaiku, mille osas on selgelt vajakajäämisi ja kust tuleks edasi toimetada, et kui me võtame kas või sellist täiesti puhaste loodust, mis on puutumata sellised reservuaared, siis tegelikult seda meil on suhteliselt vähe, et kui me võtame Eesti looduse, siis seda paigakest me praktiliselt ei leia, kus tegelikult inimjälgi ei oleks mõju avaldanud, et meil on kindlasti neid kohti palju, kus areneda, aga ma usun, et üldpilt on hea, et kuhu tuleks rohkem veel tähelepanu pöörata, on just see, mis jääb kaitsealast väljapoole. Kõik see, mis on roheline ala igal pool ja mitte lihtsalt, et ta on roheline ja niidetud, vaid see, et ta on ka liigirikas, aga loomulikult siin on palju ka sellist, mida ühiskond arvab, et loomaaia näiteski võin tuua sellest suvest, et tuli mitmeid kaebekirju, kus öeldi, et loomaaed on unarusse jäetud niitmata, et niimoodi ikka ei saa, et teisest küljest see oligi ju taotluslik, et ei pea iga nädal maikuust alates niitma, vaid teha seda võib-olla kord aastas, et see ühiskondlik arvamus peab või ka tegelikult haridus või haridusteadlikkus peab juurde tulema, et see tervik päriselt kokku tuleks. Helena, kuidas Euroopa Liidust vaadatakse Eesti peale ja kuidas sa ise tunned, millises seisus on Eesti loodus? Ja võrreldes muu Euroopa Liiduga võrreldes? Jaa, et siin samamoodi saab eelkõnelejatega nõustuda, et Eestil sellises keskmises on ikkagi päris hästi
ja noh, eks see on ju ka palju seotud meie asustustiheduse ja selle maa ja inimeste arvu suhtega ja samuti ka päris paljude edukate projektidega, mida ka looduse taastamise vallas näiteks Eesti on ette võtnud. Aga selles mõttes, et loorberitele puhkama, kui me vaatame sellist üle-euroopalist statistikat ja ka ülemaailmset statistikat, et loorberitele puhkama kindlasti jääda ei saa, et need üldised trendid on ikkagi pigem negatiivsed kõikjal, et liikide väljasuremine on väga kiire ja loomulikult seda mõjutavad paljud tegurid, aga sealhulgas ka kliima soojenemine, mis on selle elurikkuse kaoga nagu omavahel väga tõsiselt seotud, et kuigi et täna meil on veel mille üle väga rõõmsad olla, et siis loodame, et meil on ka tarkust seda hoida ja võib-olla ka selle nii-öelda edasise majandusarengu ja majandusalaste otsuste kontekstis võtta seda arvesse, et me teeksime need otsused selliselt, et me teeksime võimalikult vähe kahju sellele elusloodusele, sellele elurikkusele, mis meil täna veel on ja pigem üritame ikkagi areneda selliselt, et me nii-öelda pigem taastame, mitte ei lähe edasi sellel teekonnal, et majandusareng käib käsikäes siis looduse hävinguga. Ja täna me räägime ka roheleppest ja paljudest teistest ka poliitikasuundadest, et eks see nagu see laiem eesmärk ongi, et leida see võimalus areneda inimeste ühiskondadena, tehes seda nii, et see ei tule jätkuvalt selle oksa saagimise arvelt, millal me ise istume. Väga hea. Eeva, kuidas sina vaatad, et esiteks sul on ka palju teadmisi varasemast Teeme Ära aegadest, kuidas on inimene mõjutanud puht füüsiliselt prahti visates ja kuidas seda on siis ära korjatud ja millised need taustad on, aga nüüd ka ettevõtete juures tegutsejana ja kuidas sa isiklikult vaatad Eesti looduse seisu? Ja Aveliina on ka meiega liitunud. Aitäh, et sa tulid. Meie bioloog ja looduskaitseteadlane, Tartu Ülikooli taastamise ökoloogia professor ja kliimaministri teadusnõunik. Tere hommikust sulle ka! Aitäh ja vabandust, kui oleks osanud sõita nii, nagu juhatatakse, mitte ole siis ridu kogu aeg võtta siin Tallinnas, siis ma oleks kõigel ajal jõudnud. Aga väga hea, ma jõuangi sinuni viimasena, et ma nüüd läheme siit järjest veel siis looduse seisust, et Eeva, kuidas sinu hinnang? Ma olen tegelikult üldse selline paadunud optimist ja praegu ka mõtlesin, et Eesti looduse suhtes ma olen kahtepidi optimist, et ühtepidi minu meelest meil tegelikult on olemas võimalus minna loodusesse ja olla looduses ja Eestis on selles mõttes ikka väga hästi ja meie loodus on ikkagi väga puhas võrreldes maailma paljude teiste riikidega, et kus me oleme koristanud, et tänaseks siis kokku on Teeme Ära olnud 160 riigis ja kõik need inimesed, kes käivad siin Eestis meil külas ja vaatamas, et nad ei väsi kiitmast ja imestamast, et kui puhas meil on. Aga teistpidi ma olen optimist selles osas, et saab veel paremini, et kindlasti me ei ole jõudnud selle ideaalvariandini, et siit kuidagi paremaks enam muuta ei ole võimalik, sest minu meelest võib-olla kui midagi igatseda või millestki unistada, siis see oleks see, et meil oleks seda päris metsikut loodust rohkem. Elole, et kuidas noored vaatavad Eesti loodusele, kas see kõik on nii ilus teie jaoks ja kuidas sina isiklikult arvad? Ma ei oska kindlasti kõigi noorte eest kõneleda, aga ma olen nagu märganud, et me nagu Eesti ühiskond võtab seda ilusat ja head loodust väga iseenesest mõistetavana ja seda ei tohiks teha ja me peaksime nagu, meil on lihtsalt vedanud, me ei ole otseselt teinud midagi, et seda hoida nii puhtana. Me lihtsalt on vedanud, et me elame, ma ei tea, Põhja-Euroopas ja meieni ei tulegi need kliima soojenemise mõjud nii kiiresti ja me peaksime kindlasti kaitsma loodust ja nagu hoolima sellest rohkem.
sellest me hakkame ka varsti rääkima. Ma küsin nüüd, Aveliina, sinu käest ka, et ja eriti, mis äkki sa kirjeldaksid, ma ei tea, kas paljud on seda kaarti näinud, et siin vahepeal ringles nüüd siin Keskkonnaagentuuri see üks kaart, kus näidati ikkagi elupaikade seisundit, et milline see tegelikkus on, et seal olid sellised rohelised, kollasemad, pruunimad laigud ja siis tegelikult see Eesti oli üsna pruun, et roheline oli niisugune heas seisus elupaigad ja pruun oli pigem kehvas seisus, et milline sellest lähtuvalt tegelikult see Eesti looduse seisund on või ja üldse, kuidas sina seda vaatad? Tervist! Mina vaatan seda tegelikult kui sellist suurt polariseerumist, mis on varasemalt toimunud mujal Lääne-Euroopas, mida me vaatame Lääne-Euroopa poole ja siis vangutame pahaks panevalt pealt, et nad ei ole ikka osanud oma loodusega niimoodi ringi käia nagu meie, kus meil siin on suurepärased kaunid kohad. Aga mida kas või seesama kaart, eks ole, näitab, mis siis pärineb paari aasta vältel, tegelikult pea 4 aasta vältel tehtud tööst, kus siis hinnati elupaikade sellist potentsiaali olla kõige paremas seisus, mida antud elupaigatüüp, olgu siis põllumajandusmaastik, metsamaastik, niidu elupaigad, mis nad olla saaksid ja mis nad siis nagu on, et see vahe siis oli see, et kas ta siis oli maksimumi nii-öelda lähedal, siis ta oli roheline, või kui ta ei olnud oma potentsiaali, ei ole ta nii hea kui võiks, siis ta oli pigem sinna pruuni poole. Aga mida me sealt kaardilt ju näeme, on see, et välja paistavad meie looduskaitsealad, kus me oleme suutnud, eks ole, siis neid looduslikke väärtusi rohkem säilitada ja kontrastiks kõrval on siis väljaspool looduskaitsealasid paiknevad piirkonnad. Ja see ongi selline polariseerumine, mis on väga iseloomulik olnud üle kogu maailma. Kui me vaatame maailma ortofoto pealt või satelliidipiltidelt, siis me näeme rohelisi laike, need tavaliselt on looduskaitsealad. Neil on selged piirid ja ümberringi ei ole, ütleme, see kunagi fookuses olnud, et kas seal ka selliseid looduse omadusi või ökosüsteemi teenuseid või looduse hüvesid niimoodi spetsiaalselt soosida. Või kui me lähme näiteks välismaale kuskile matkama, tahame loodusega tutvuda, siis pea 100% saame me ainult minna looduskaitsealadele seda tegema. Eks ole, matkarajad on rahvusparkides sellistes kohtades. Ja kui siin 10-15 aastat tagasi võis võib-olla Eesti kohta öelda, et see ei ole nii selge see erisus, siis nüüd ta tegelikult juba on selge, mis on üsna tavapärane trend ja ei maksagi nagu imestada, et ühes nii-öelda maastikus me toimetame ainult ühtedele sellistele eesmärkidele keskenduvalt, et toimetame, majandame, ehitame ja siis looduskaitsealadel ka fokusseerime loodusele. Et võib-olla selline, et me võiks hakata mõtisklema nagu sellisest terviklikust vaatest asju ja eks need uuemad poliitikad ja ka uuemad teadmised, mis meil on teadusest, ütlevad seda, et meil on lisaks nendele tuumikaladele, mis on meie looduskaitsealad, kus me tõesti peame pingutama selle nimel, et me paneme looduse esikohale. Lisaks sellele on vaja ka sellist ümbritsevat maatriksit, mis meile endale on elukeskkonna sõbralik, meie lastele, eks ole, pakub kõiki neid elamusi ja kõike seda, kas või seda mikrofloorat, mis koos loodusega tuleb, kui ka aitab ühendada siis looduskaitsealasid teistele liikidele meie seas. Ehk siis pildil on nagu midagi valesti, nagu öeldakse, et tõesti see kaart näitab väga hästi, et looduskaitsealadel ongi hästi, enam-vähem, seal võib ka vaielda paremini, aga mujal on ikkagi väga halvasti juba, et selles mõttes polariseerumine on toimunud. Jaa, eks see väga halvasti on muidugi selles kontekstis, et ta pole nii hea, kui võiks. Kui me võib-olla siin, see kaart ei ole üle-euroopaline, et kui me teeksime üle-euroopaliselt sarnase, siis me kindlasti leiame ka piirkondi, kus saab veelgi tumedamaid pruune joonistada, nii et selles osas kindlasti on
on meil seda potentsiaali endiselt palju, meil on palju piirkondi, mis ei ole näiteks täisehistatud, mis on üsna selline lõplik ja on ruumi nii põllumajandusmaastikke mitmekesistada, teha taas natukene loodussõbralikumaks, lasta liblikatel ja lilledel rohkem ja tolmeldajatel rohkem olla, kui ka metsamaastikus teha natukene mitmekesisemaid valikuid ja nii edasi, et neid võimalusi on meil on veel neid võimalusi, eks. No oletame, et me inimesed kõik teadvustame ja otsustajad ka teadvustavad seda, et probleem on nagu olemas ja võib-olla siin tuleb ka mängu see nii-öelda see rohepööre, et meil on see poliitiline kokkulepe, et teeme asju paremaks siin Euroopa Liidus. Ma küsin, Helena, et mida see rohepööre, võib-olla sa äkki sõnastad uuesti ära, mis asi see on ja milline on looduskaitse roll selles rohepöördes? Jaa, aitäh. No rohepööre sellises kõige laiemas tähenduses on Euroopa Liidu siis majanduse toimimise muutmine selliselt, et see oleks kliimaneutraalne, ressursisäästlik ja loodust hoidev. Ja see on nagu selline lai eesmärk ja sinna alla siis tegelikult kuuluvad praktiliselt kõik majandusvaldkonnad, et see ei ole, sageli on võib-olla kuulda seda, et roheleppe, mulle meeldib kasutada lepet pöörde asemel, kui tohib, et tegemist on ennekõike sellise puhtale ja taastuvale energiale ülemineku plaaniga. Aga energeetika on ikkagi selle nii-öelda majanduse muutmise pusle ainult üks osa, küll väga-väga oluline osa heitmete vähendamise jaoks, aga kaugeltki mitte piisav. Et selle tõttu võib-olla siis sellise 3 sambana võikski nagu välja tuua, et üks on see puhtale energiale üleminek, aga siis kõik, mis puudutab ressursse, et kui me mõtleme, et 90% sellest elurikkuse kaost, mida me täna näeme, ja üle 50% heitest tuleb tegelikult materjalide kaevandamisest ja nende siis töötlemisest, et siis ringmajandusele üleminek sellisele ressursisäästlikule majandusele üleminek lisaks sellele energia üleminekule on samaväärselt oluline, et võtta need nii-öelda pinged ja kogu see koormus, mille me loodusele paneme, et võtta see maha ja mida see täpsemalt tähendab, et see ongi, et üha enam me kasutaksime siis loodusliku primaarressursi asemel ringlusse võetud taastuvressurssi, miks on jäätmemajandus väga oluline, miks on väga oluline see sorteerimine, mis paljudele ei meeldi, aga see on ikkagi esimene samm selleks, et neid ressursse üldse oleks võimalik väärindada, see on ka täiesti uutele ärimudelitele üle minemine, et kas me peame kõike omama, võib-olla me saame mingisuguseid, on see mobiilsus või on see midagi muud, me saame neid hüvesid, tänapäeva maailma hüvesid nautida ka selliselt, et me kasutame vähem ressurssi ja kasutame või saame neid hüvesid kui teenuseid. Samuti see tähendab täiesti uut näiteks tootedisaini, et ei oleks nii palju ühekordset, kiiresti lagunevat, fossiilsetel materjalidel põhinevat. Et see on kogu see ringmajanduse osa, et võtta seda ressursisurvet ära. No ja 3. ongi kõik see, mis puudutab sellist taastavat, süsinikku siduvat, loodust hoidvat maa- ja veekasutust, et meie põllumajanduspraktikad, meie metsanduspraktikad, meie kalanduspraktikad, loomulikult kõik see, mis puudutab üldse kaevandamist ja muud, ja siin tuleb väga palju, et kõik need osad on ka omavahel tugevalt seotud, et need on nagu sellised 3 osa, mis puudutavad tegelikult kõiki majandussektoreid ja lõppkokkuvõttes kõiki inimesi, et see plaan on hästi majanduskeskne seetõttu, et majandus on see, kuidas me oma elu korraldame, kuidas me endale heaolu loome, et see on nagu see peamine põhjus, miks meil ka täna need probleemid on, aga et kuidas me saaksime teha nii, et me ei pea oma heaolust nii-öelda lühiperspektiivis ega ka pikemas loobuma, aga paneme selle majandusarengu sellisele loodust hoidvale
joonel, et see looduse kaitsmine ja looduse taastamine on ikkagi roheleppe üks siis 3 fundamentaalsest alustalast ja seotud nende teise 2-ga väga tugevalt. Nii, jah, väga hea, ma arvan, saime üsna põhjalikult aru, mis see rohelepe on. Ma küsin niimoodi siin siis Kliimaministeeriumi inimeste käest, te olete mõlemad otsapidi, nii Timo kui Aveliina Kliimaministeeriumis, eks ju, et kuidas see siis see rohelepe või rohepööre on siis rohereform, kas või niimoodi, on siis on teie tööd siis mõjutamas, et milliseid suuniseid või milliseid tulemusi teie peate siis tootma just looduskaitse ja elurikkuse suurendamise koha pealt, et tihtipeale öeldakse, et Euroopa Liit käseb, aga me oleme kõik seal otsustanud Euroopa Liidus ühiselt ära, et nii selles suunas tuleb minna, aga kuidas see teie tööd mõjutab? Jah, et elurikkuse vaatest on kindlasti praegu päevakorras meil 30% maismaa kaitse alla võtmine või seadustamine seaduse tasandil, mis tuleneb ka tegelikult ju Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiast. Ja samamoodi tuleb sealt ka, et 25 000 kilomeetrit vabasid jõgesid peaks olema kogu Euroopas, millega Eesti üsna aktiivselt on tegelenud võrreldes siin paljude teiste riikidega. Et Pärnu jõe taastamine üks väga edukas näide. Ja kui me räägime sellest, et süsiniku sidumiseta me ei saa, et maakeral on ikkagi 30% maismaast moodustavad metsad, mis seovad, aga veel paremini seovad sood ja märgalad, mida maailmas on veel 3% kogu maismaast. Ja Eesti on siin jällegi väga õigel teel taastamas rikutud sooalasid ja seda on ka tehtud juba 10 aastat ja see jätkub. Ja siin järgmistel aastatel me oleme koostamas looduse taastamise kava, mille pikem eesmärk on aastaks 2050 taastada kõik rikutud elupaigad, sealhulgas ka põllumajandusmaastikus, meres, me räägime ka linnade elurikkusest ja selline detailsem plaan tuleb koostada 2032. aastaks ja juba aastaks 2030 me peame tegema niivõrd palju erinevaid tegevusi, et me suudaksime taastada vähemalt 30% rikutud elupaikadest. Ja seda juba aastaks 2030 peab olema paranemise märke näha. Ma küsin Aveliina poolt lisaks, et see 30% peaks olema kaitse all, et see on ju ilus number küll, aga kas see ei soodusta ikkagi seda polariseerumist, et võtame kaitse alla, kaitseme väga tugevalt, aga siis see ülejäänud on ikka selles pruunis olekus ja läheb intensiivselt edasi? Ja eks ikka mõlemaga tuleb toimetada, et see 30%, seda võib vaadata kui sellist ikkagi riigipoolset turvapakkumist või turvatunnet või turvalist loodusala ikkagi, mis püsib loodetavasti läbi aegade ja kus läbi aegade tehakse kõige õigemaid valikuid just ka ennekõike looduse vaatest ja elurikkuse säilimise vaatest. Aga ega see ei tähenda seda, et see vahepeal see maa võib ära asfalteerida, üles künda ja kaevandada, et loomulikult see looduse heaolu, meie elukeskkond tervikuna sõltub sellest, kui hästi me seal vahepealses maastikus suudame toimetada ja tegelikult selline, mida me kutsume võib-olla mitmeotstarbeline maakasutus või hea maakasutus, kus me igal hetkel mõtleme, et kas selle tegevusega äkki me saame soodustada ka mõnda elementi looduse hüvedest, ökosüsteemi teenusest, pakkuda elupaika, et see on selline täiesti normaalne mõtteviis, mis võiks niimoodi kanda kinnitada, et linnad peavad olema rohelised, et nad oleks üheaegselt hea elukeskkond ja vastupidav elukeskkond ja samal ajal pakuks ka teistele liikidele ruumi. Nii et see on terve omaette uus maailm, et kuidas siis sellel nii-öelda mitte kaitsealusel maal ka loodussõbralikult toimetada ja siin on hästi oluline siis nii teavitus, teadlikkus, ka erinevad programmid, kohalike omavalitsuste töö, linnades toimuv ja tegelikult see looduse taastamise määrus, mis ka Euroopa Liidu poolt ühiselt siis, mis me Euroopa Liidus ühiselt vastu võtsime, ka see
keskendub hästi palju just ka sellisele looduskaitsealade välistele aladele, kus peabki siis hoidma seda looduse head käekäiku samuti. Aga ka selle 30% vaates jah, mulle meeldiks sellest mõelda kui sellisest kindlusest. Me ei pruugi suuta garanteerida alati, et me need seal väljaspool looduskaitsealasid kõike õigemini teeme ja kõik need valikud selle mitmeotstarbelise maakasutuse või jagatud nii-öelda loodussõbraliku maakasutuse puhul, et me teeme alati kõige õigemaid valikuid või kõik kukub hästi välja igas omavalitsuses või igal pool, aga et me kõigile liikidele selles maastikus, ka nendele, kes on inimvelglikud, suudame tagada vajalikud kohad, et selle jaoks ongi need looduskaitsealad, kus me teeme siis loodetavasti kõige parema teadmise korral ja võimalikult paljudes kohtades või sellistes kohtades, kus võimalik ka just eelkõige seda looduslikkust ja nii-öelda metsikust, nagu siin Eeva välja tõi ka, et mõnedes kohtades kindlasti Eestis selle jaoks ruumi on meie rabades ja soodes, et ilmtingimata ei pea seal siis muid tegevusi arendama, et need on need looduskaitsealad. Aga ma tahtsin veel täiendada seda, mis Timo nagu alustas ja Helena nii kenasti tutvustas, et tegelikult ega see rohelepe, rohereform või rohepööre, nimetage, kuidas seda keegi soovib, et ega see ei sündinud soovist midagi lihtsalt muuta või kuidagi mingit teistmoodi majanduskorraldust ellu viia või see ikkagi sündis vajadusest, mille tingisid konkreetsed meil käes olevad väga ohtlikud olukorrad ja väga muret tekitavad tuleviku väljavaated nii kliima seisukohast, kliimamuutuste seisukohast, looduse käekäigu osas kui ka siis selle erinevate saasteainete leviku ja ringluse osas, et need on need probleemid, mida see rohelepe peab adresseerima ja mille peale või mille lahendamiseks ta on loodud, et rohelepe ei ole asi iseenesest, vaid ikkagi tema eesmärk on neid suuri väljakutseid leevendada ja ja seda tulevikku meile natuke turvalisemaks teha, kus need suured protsessid, ohtlikud protsessid toimuvad. Ehk siis, et me ei tohiks kunagi ära unustada, et see elurikkuse kadu ja looduse hävimine üle maailma, see ongi see probleem, mida me lahendame selle kõigega, mida me täna kirjeldame nii Eestis kui ka Euroopas kui ka globaalselt. Elole, ma küsin, et kas see, mis siin praegu räägiti, et kas riik teie liikumise arvates liigub õiges suunas, kas me teeme õigeid asju, kas see suund on õige ja rohepööre, kuidas sina seda vaatad? See väga oleneb, et mõned otsused on olnud väga head ja teised viivad meid hoopis tahapoole tagasi. Too näiteid. Üks otsustest, mis meid kindlasti tagasi viib, on see vastne õlitehas, põlevkiviõlitehas, mida me siis liikumisega ka üritame selle tööle panemist peatada. Aga ongi, et see, et me üldse tegeleme probleemiga ja nagu päriselt üritame leida mingit tasakaalu majanduse ja looduse vahel praegu, et riik päriselt on hakanud sellega tegelema, see on väga hea. Aga võiks rohkem. Kui ma küsin niimoodi veel laiemalt ka, ma ei tea, Kaupo käest ka, et muidu jääte siin vaikseks, lisaks nii-öelda riigi rollile ja teadusasutuste rollile on tegelikult ju looduskaitset veel suurema tähelepanu alla toonud ka erinevad nii-öelda huvigrupid ja aktivistid, eks ju. Et kui tähtis osa on see selles looduskaitses üldse? No kindlasti on erinevatel huvigruppidel oma roll, et nad toovad tegelikult selle tervikpildi toovad kätte. Aga mis on huvigruppidel tihtipeale see murekoht on, et ükskõik on ta siis majandussektorit esindav või on ta, ütleme siis, pigem seda rohepoolt esindav on see, et kumbki on nagu omas selles väga, väga kinni.
et kas siis majandus või loodus, aga selleks, et tegelikult edasi jõuaks, et noh, ka varasemalt ministeeriumis töötades on ikkagi lõpuks see, et asjad hakkavad toimima siis, kui mingi ühisosa hakkab tekkima ja selle peale hakatakse ehitama sellist siis kompromissi jah, et see on ka see, kuidas toimub tegelikult Euroopa Liidus kogu otsusprotsess, et 27 liikmesriiki peavad kokkuleppele saama ja üritatakse saada konsensust ja siis noh, kõigile ta võib-olla ei meeldi, aga vähemalt liigutakse kusagile edasi. Et sama tegelikult ka nende huvigruppidega, et kindlasti nad peavad tooma alguses enda selle nagu seisukoha selgelt välja, aga selleks, et sellest ka lõpuks kuhugi jõuda, tuleb vaadata, et mis see teine pool ka, siis miks tema seisukohad sellised on. Ja kui me räägime sellest roheüleminekust, siis tegelikult see on juba siit välja tulnud, et meil on 3 asja, meil on kliimamuutused, meil on elurikkuse kadu ja meil on saastamine. Ja tegelikult nad on kõik viidavad, ütleme siis 2 suurele, kas nad on looduslikud või on nad inimtekkelised. Looduslike puhul on see, et inimene võib sinna vahele astuda, ei pruugi poollooduslike koosluste puhul me astume sinna vahele, et loodus tekitaks metsa, aga meie tahame, et seal oleks puisniit, siis me võtame sealt puid ära ja niidame. Aga enamus ütleme siis sellest, mis on inimtekkelised, on tegelikult ju sellest, et kõik inimesed, 8,2 miljardit inimest vajavad miinimum sööki, jooki, riideid, kütet, elektrit ja nii edasi. Ehk et mingisugune hulk on see, mis on igal juhul neid ressursse vaja ja iga ressurss, mille me loodusest võtame, jätab oma jälje sinna. Ja kui me räägime nüüd näiteks, et ei, me ei kasuta metsa või me ei kaevanda põlevkivi või kaevanda fosforiiti, siis tegelikult ei ole mitte sellest, et keegi tahab seda, vaid keegi kuskil tarbib. Ehk siis lõppkokkuvõttes on see, et tuleb ära näidata seda, et mismoodi on süstemaatiline muutus, mitte lihtsalt see, et sa võtad ühte või teistpidi. Ja siis jõuamegi selleni, et üks on see miinimumtase, 8,2 miljardit tahab 2050 on meil umbes 10 miljardit, siis kui mina sündisin, oli 4,5 miljardit inimest, et kui mõtleme, et peaaegu on 2-kordistunud, siis on ju selge, et surve keskkonnale läheb järjest suuremaks ja kuna ka majanduskasv on justkui fookuses ja tegelikult ju selle rohepöörde või roheleppe, rohereformi eesmärk on ka see, et siduda see lahti, et ei ole nii, et Eestis ka vaadatud majanduslangus ja kõik on ülihalvasti, et on vaja kiiresti saada see tõusukõver võimalikult järsuks, et siis tegelikult on need muud väärtused seal juures, ehk siis ongi see, et kui me tahame saada võimalikult rikkaks, hakkame siis fosforiiti kaevandama, aga siis me tahame seda, et iga lihtsalt rikkus tuleb teadmata, mis seal taga on. Ehk siis lõpuks tuleks leida see, minust kõige parem sõna ei ole midagi muud kui optimaalsus, ehk et tuleb leida see optimaalne tee, kus siis on see, et inimkonna hüved ja vajadused ja selline äge hea olemine, elada, et ta ei ole elamine, ei ole lihtsalt mingisugune selline virelemine, vaid selline, et on ikka mõistatud, aga teisest küljest teades seda, et kui ma lähen kuskilt piirist üle, ehk kui ma oman teise auto, siis tegelikult ma aitan kaasa sellele, et kusagil mõni liik on kadunud, mõni elupaik on hävinud ja selleni, et jõuamegi tagasi, mida ka siin välja toodi see jäätmete teema näiteks või ressursside tarbimine, et siis ju tegelikult selles ongi, et kui meil on üks konkreetne puu, mida me oleme näinud, kui see puu lihtsalt maha võetakse, siis kui see on ühe korra üks pehme hetk nuusates näiteks ja viskata ära, siis tõesti see 80 aastat puu kasvu on olnud ebaõiglane tema suhtes. Aga kui sa toodad sellest kestvuskauba ja lõpuks, kui enam mitte midagi muud teha ei ole, pressid sellest siis selle kokku ja 7. ringil kasutad teda nuuskamiseks, siis see kaudu on juba jäänud 7 puud piltlikult öeldes alles, ehk et ühiskondlik muutus peab olema tervikuna sees ja nüüd su vastuse või küsimuse juurde tulles, siis tegelikult see iga huvigrupp toob oma lauda, aga lõpuks nad peaksid kuidagi selle optimaalse tee leidma ja siis on võimalik ka tegelikult liikuda edasi, on ta siis poliitika kujundamises või praktilistes tegevustes. Üks väga oluline huvigrupp on ikkagi ettevõtjad, kellest sõltub meie majandus väga palju. Eva, kas on võimalik siis majanduskasv lahti võtta loodusressursside tarbimisest või kuidagi arvestada sellega rohkem? Ja mis asi on rohetiiger? Millega te tegelete? Jah, et ma ei tahaks kindlasti öelda, et ma olen ettevõtjate eestkõneleja, et seda kindlasti mitte. Et pigem ma olen, mulle hästi meeldis see Kaupo jutt siin praegu ka, et tuleb leida see tasakaalu koht ja
ja ma arvan, et tegelikult kõige hullem selle asja juures on see, et me ei oska täna elada siin planeedil ilma, et me looduse hüvesid kasutaksime. Et ma võiks küsida praegu, et kui mitu inimest on saalis, kes tulid täna siia ilma, et nad oleksid kasutanud tilkagi naftat. Nii, käsi püsti. Ma näen vist 2 või 3 kätt, aga te tulite jala, eks ole. Et seda luksust on tegelikult väga vähestel, et nii kaua, kui me teleporteeruda ei oska veel, et nii kaua on meil vaja, et me ise saaksime punktist A punkti B, et meil oleks kiirabi, tuleks kohale, pääste tuleks kohale ja mis üldse ei tähenda seda, et ma arvan, et diislikütus oleks selline asi, millega tahaks elada koos aegade lõpuni. Et siin on nagu nii palju küsimusi, selliseid küsimusi, et kuidas me ikkagi suudame mingilgi määral oma heaolu tagada siin planeedil, samal ajal, et ka loodus oleks hoitud. Aga kas me saaksime vähem seda loodust tarbida, vähem oma mõjusid? Jah, sest olles ka nüüd 20 aastat olnud selles infoväljas just tänu teeme ära teemadele, siis mina olen jõudnud selle tulemuseni, et kõik keskkonnaprobleemid tegelikult ja inimeste probleemid laiemalt taanduvad sellele, et me reostame ja raiskame rohkem, kui see on mõistlik ja kui planeet seda ära talub. Ehk siis, et me igaüks natukene peaksime ennast koomale tõmbama ja mõtestama oma käitumist ja nii inimesena kui tegelikult ka igapäevast tööd tehes, et mulle hästi meeldib öelda, et igal ühel meist on oma mõjukoht kodanikuna, ehk siis kuidas ma tulen täna hommikul, laupäeva hommikul siia konverentsile. Kas ma võtan auto, ma võtan bussi või ma tulen jala. Kuidas ma sorteerin prügi, kõik sellised asjad, aga samas tegelikult... Aga kuidas ettevõtjad seda teha saavad? Ja me kohe jõuangi sinna, et igal ühel tegelik mõjukoht on seal, kus ma töötan. Kas ma töötan Alexela juhina, ma töötan ERR-is või ma töötan Kliimaministeeriumis ja mida ma teen selle organisatsiooni esindajana. Kas ma Alexela juhina mõtlen sellele, et kuidas meie transport, kuidas meie kiirabid sõidavad järgmise 10 ja 20 aasta jooksul inimesteni. Sina lähed tööle ja hakkad seda mõtet mõtlema, kui sa seda teed, siis on juba hästi. Et kui läheb kliimaminister hommikul tööle, kas ta läheb jalgrattaga, see mõjukoht ei ole tegelikult nii suur kui see, kuidas ta teeb oma tööd kliimaministrina, kuidas ta peab läbirääkimisi Euroopas. Ja seetõttu on hästi oluline, et ettevõtete juhtide ja üldse muutuste juhtide ja otsustajate seltskond oleks Eestis hästi haritud ja nende süda oleks õige koha peal. Et see on see ka, millega Rohetiiger tegeleb, et me toome kokku neid inimesi, kes päriselt muretsevad ja päriselt tahavad neid muutusi luua ja tahavad oma mõju kohta nagu kõige paremini ära kasutada. Aga kas te olete jõudnud siis seisukohale, et kas majanduskasv loodusressursse vähem tarbides on võimalik? Mina isiklikult, olles tegelikult õppinud läbi ja lõhki majandust, olles rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi omandanud, arvan, et majandus saab toimida ilma selle mõõdikuta. Ja ma arvan, et see mõõdik võib-olla tuleks ümber mõtestada, mis on ka umbes 100 aastat vana, et teda võib-olla ei peaks sellistel alustel mõõtma, aga majandus ja üldse öelda majanduskasv, mina ütleks majandusareng. Ehk siis see on nagu inimesega, et sa kasvad 18. eluaastaks täis, pikkuselt, laiuselt, enam-vähem, lähed natuke raskemaks elu jooksul, aga sa ei kasva lõputult. Ükski asi maailmas ei kasva lõputult, ka majandus ei saa kasvada lõputult, aga areng kestab nagu viimse päevani igal organismil, sealhulgas ka majandusel. Ja ma arvan, et majanduse väljakutse ongi see, et me hakkaks mõõtma seda arengut õigete mõõdikutega ja me toetaks seda arengut, mis arvestab seda, et me reostaksime ja raiskaksime võimalikult vähe. Kuidas veel igaüks, ma saan aru, et Fridays for Future'i tegevus on ka see, et te olete ka üks huvigrupp, noored inimesed, kes on võtnud selle tee ette, et oma ühinguga astuda vastu sellistele suurtele valedele suundadele. Et mida teie igapäevaselt siis teete, et loodus oleks tulevikus parem? Või mis teie eesmärk üldse on, selle ühingu eesmärk? Meil on väga palju erinevaid eesmärke, et üks kas või on lihtsalt
harida inimesi ja tuua tähelepanu erinevatele probleemidele. Aga mida ma arvan, et kõik meie nagu liikmed teevad, on, et kui nad näevad, et nad saavad midagi muuta või midagi teha, et aidata kaasa nagu sellele, et me tulevikus saaksime elada põhimõtteliselt, siis nad teevad kõik, et nagu seda täide viia, et nagu tehagi neid õigeid otsuseid ja ma toongi endast näite, et ma sain teada, et mul on võimalus üritada kuidagi peatada seda õlitehase asja ja ma kasutasin selle võimaluse ära, et meil ei ole palju ressursse, meil ei ole palju aega, kuna me oleme noored ja me veel õpime, aga me üritame teha nagu nii palju, kui me saame ja ma arvan, et inimesed, kellel on see mõjuvõim ja kellel on need ressursid, võiksid ka vähemalt proovida ja aidata ja teha, mida nad saavad teha. Selline aktiivsus, kuidas Euroopa Liit selle aktiivsusele vaatab, et kas on õige, et on meil sellised huvigrupid erinevates suundades, meil on ettevõtjad, meil on noored, meil on erinevate liikide kaitsjad, et neid tuleb aina rohkem, et see on tavaline asi Euroopa Liidus, ilmselt lääne pool rohkem, aga Eestis on seda ka, et kas see on normaalne ja seda peaks soodustama? Jaa, see on väga, mitte ainult normaalne, vaid väga-väga oluline ka poliitika kujundamise sisend, et Euroopa Liidu tasandil ennekõike nii-öelda kujundatakse seda raamistikku, kus me siis üldse nii-öelda areneme ja meie mingid teatud tegevusvabaduse piirid, nii palju kui Euroopa Liidule siin seda pädevust on liikmesriigid andnud ja kõikide nende otsuste kujundamisel on ikkagi see erinevate huvirühmade nii-öelda sisend ja seisukoht äärmiselt oluline. Aga võib-olla ja Euroopa Liidu tasandil ka on need erinevad huvigrupid hästi aktiivsed, et mul endal oli ka võimalus 8 aastat Brüsselis töötada just ennekõike nende roheleppe teemadega ja selle leppe arendamisega ja huvirühmadega kohtumine oli selline ja nende ärakuulamine, nende mõttepaberite lugemine, et see oli selline minu nagu igapäevatöö osa. Aga võib-olla üks asi, mida tuleks nagu selles kontekstis kuidagi välja tuua, et loomulikult me peame tulema keskpõrandale kokku, me peame leidma rakendatavad lahendused, aga üks koht, kus meil muutub ikkagi üha keerulisemaks nagu mingite nii-öelda kompromisside tegemine, on ikkagi nagu teaduslik nii-öelda tõendusmaterjal, et me ei saa tulla keskpõrandale kokku selles osas, et kas maa on lame või ümmargune ja siin ongi see ökoloogiliste piiride küsimus ja ma arvan, et see mõte, mille Aveliina välja ütles, oli äärmiselt oluline, et miks me üldse sellega tegeleme, et kui ma ka nüüd Eestisse tagasi tulin ja ikkagi sageli on seda kuulda, et see oleks nagu see roheleppe ja elurikkuse ja kliimakriisi adresseerimine kuidagi selline ideoloogiline tegevus, et võiks ka millegi muuga tegeleda, et kindlasti ei olnud nii, et Euroopa Liidus keegi lihtsalt tuli ja mõtles, et keeraks selle majanduse pea peale ja teeks ettevõtete elu võimalikult raskeks, vaid need on väga objektiivsed teaduslikud põhjused, miks me üldse nende teemadega tegeleme, miks kõik liikmesriigid ütlesid, et nendega on vaja tegeleda ja loomulikult on see muutus keeruline, aga võt sellest nagu teaduse piirist me mitte kuidagi et selle arvelt me tegelikult täna enam kompromisse teha ei saa ja see on nii-öelda enda ellujäämise ja heaolu seisukohast, et võib-olla üks väike või paar sellist faktoloogilist asja, et kui me vaatame näiteks Maailma Majandusfoorum, nemad tegelevad majandusega, et nad vaatavad järgmise 10 aasta perspektiivis, et kõige suuremad ohud meie enda siis tervisele, heaolule, majanduse toimetulekule
ongi see elurikkuse ja kliimakriis. Ja kui me vaatame näiteks, mis juhtus siin üleujutustega Sloveenias või Kreekas, kus hävineb veerand põllumajandustoodangust, et see on ju toit, mida me peame tarbima, et see on nagu need on meie enda ellujäämisküsimused, ehk et väga oluline kõiki kuulata, aga kõik peavad siiski neid piire selles mõttes austama, milles üldse me nii-öelda opereerime ja miks seda kõike vaja on teha, et selles me ei saa täna enam kompromisse teha, kui me oleme vastutustundlikud tuleviku ees. Ja väga hea, nüüd on tegelikult aus pöörduda ka publiku juurde, kas on mõni saalist, kes tahab kätt tõsta või siin on paar küsimust, kas Liidos, et kui on saalis kedagi, palun, aga võtame mikrofoni sealt tagant, sellepärast et meil on ka salvestus, siis see kõik kostub, siin ees on härra, kes soovib küsida küsimust. Siis me kuuleme kõik ja saab ka salvestada ja kuulda. Aitäh selle väga inspireeriva vestluse eest. Majanduslangus paratamatult toob endaga kaasa inimestele sellise ilmajäetuse tunde, et neil on olnud justkui parem elu, nad on saanud rohkem tarbida ja nüüd võetakse justkui nendelt midagi sellest ära. Ja see viib neid pigem toetama siis sellist suuremat looduse kasutust toetavat poliitikat, mida me näeme nii Euroopas sündinud kui ka Eestis sündimas, et kuidas seda ringi peatada. Sest et majanduslik ilmajäätus viib suurema tarbimiseni, paratamatult kui meil on juba see tarbimisharjumus sees. Nii, keegi oskab kommenteerida? Jaa, palun. Ega siin võluvitsa ei ole, vaid vastupidi, tegelikult see on väga õige tähelepanek, et ongi, et just seesama see ilmajäetuse tunne või teema on tegelikult see, mis saab kriitiliseks nende muutuste elluviimisel, ja kahtepidi, et võib-olla ühed peavad ära andma, ehk et näiteks siis need, kus on kõrge majandus heal järjel, siis me teame seda, et on printsiip see, et iga järgnev kasv protsentuaalselt eeldab tegelikult oluliselt suurema ressursi sissepanekut. Et kõige lihtsam asi on, kui meil on reovesi, siis teeme sinna 2 tiiki, kus saab natukene vesi settida ja 50% saastest saame välja. Aga kui me tahame järgmist 50% sellest eelmest 50% võtta, siis me peame tegema juba investeeringuid ja lõpuks see viimane protsent maksab meile miljoneid ja miljoneid. Ehk siis teisest küljest, ehk siis need, kes on kõrgemal järjel, nendel on justkui ilmajäetuse tunne ja siis on need, kes on madalamal järjel, nendel on ilmajäetuse tunne, et aga miks sul on, miks mina seda ei saa. Ja see on, mida ma arvan ka Eestis väga palju on lõpuks see, et võrreldakse naabriga, et naabril on hästi ja ma enda ütleme sellisest tutvusringkonnast, kui ma vaatan sotsiaalmeedias, kuidas jagatakse, vaatad, et tõesti normaalsed inimesed on näiteks, aga nüüd jagavad mingisugust sellist ja siis tundub, et neil on elus olnud mingisugune selline ilmajäetuse situatsioon ja sellega ta muutub ja hakkab ka võtma seda, et kogu ühiskond on halb, sellepärast et temal on halb, kuigi see ei pruugi olla tegelikult üldse ühiskonnast tulenev. Jaa, siin on küsimus kas Liidost, et kas selmet, et teha suuri pingutusi ja kulutusi looduslike alade taastamiseks, oleks meil odavam ja loodusele soodsam jätta mõni suur taristu arendamata? Et kuidas seda vaatate? Timo? No lühike kommentaar on, et taastamine on alati kulukam kui hoidmine. Aga kui rääkida nendest suurtest taristustest, ma kuutan ette, et see võis olla Rail Balticu kust tulenev küsimus, eks ole, et siis need võib-olla prioriteedid, see on ka prioriteetne objekt selgelt, eks ole, riiklikult ja rahvusvaheliselt. Ja nüüd tulebki leida see tasakaal, et kui sa seal kusagil hävitad, siis tegelikult pakutakse välja ka leevendusmeetmeid, näiteks metsiseelupaiga puhul. Et see on see poliitiline prioriteet ja valikute küsimus, aga kahtlemata hoida on alati lihtsam, aga odavam. Jah, võib-olla ma lisaks siia ka seda, et paljud suured infrastruktuuri projektid, millest me täna räägime, need ongi paljuski seotud puhtale energiale üleminekuga, selleks vajaliku toorme saamisega ja nii edasi, et siin ma arvan, et üks ühest vastus selles mõttes ei ole, et kui kliimakriis ja täna selliselt jätkamine on tegelikult ka
ja noh, kogu see heitmete kasv on üks peamiseid nii-öelda looduse lammutajaid, et elurikkuse kao ikkagi üks nagu peamistest põhjustest ongi toimuv kliimamuutus, siis noh, see infrastruktuur, need majandusprojektid on ikkagi väga olulised ka selle juurpõhjusega tegelemiseks. Aga lisaks võib-olla see laiem nii-öelda majanduslanguse küsimus ja see on ääretult oluline küsimus ja see on tegelikult, kuigi 2019. aastal, kui roheleppe sai nii-öelda kokku lepitud Euroopa tasandil, siis olid ajad väga erinevad, meil ei olnud veel koroonakriisi, meil ei olnud Venemaa brutaalset sõda Ukrainas ja kõik see, mida see on endaga kaasa toonud. Aga juba siis see nii-öelda õiglase ülemineku kontseptsioon oli väga tugevalt roheleppesse sisse kirjutatud. Et see on selge, et iga muutusega, mis puudutab majandust ja mingitelt sektoritelt, siis mingitele teistele võib-olla ka üleminemine või teatud vähendamine, et see toob endaga kaasa potentsiaalselt sotsiaalseid raskuseid ja neid ei tohi mitte mingil juhul eirata, et selleks ongi Euroopa Liidu tasandil on erinevad rahastusmehhanismid, fondid, on palju koolitusprogramme ettevõtetele, kodanikele, erinevatele piirkondadele, kes kõige rohkem võib-olla teatud nagu sektorite mõju vähenemises siis kaotavad. Et see on hästi oluline, aga nüüd järgmisel 5 aastal, nüüd meil algab varsti uus periood uute otsustega, ootame siin uusi Euroopa Liidu volinikke tööle, et seal juba ka president von der Leyen on hästi tugevalt seda rõhutanud, et selle õiglase ülemineku fookus ja see toimetuleku fookus, et see saab nagu aina suuremat tähelepanu. Et see selles mõttes on üks väga oluline küsimus, aga teisalt muidugi võib-olla veel viimaseks mainides, et see ei ole nii, et see üleminek ilmtingimata on millegi vähendamine, et kui me räägime, et millist energiaressurssi me kasutame liikumiseks, või kuidas me üldse liigume, siis meie huvi ju ikkagi ennekõike kodanike ettevõtetena on, et meil oleks nagu see nii-öelda mobiilsus ja me saaksime ühest kohast teise, et kui me suudame seda teha heitmevabalt, siis me ei kaota ju selle asja kvaliteedis või et kui need, ma ei tea, riided, millega me enda keha katame või need majad, milles me elame, oleksid ehitatud või tehtud nii, et nad ei tule sul, täna väga palju sellest ongi ikkagi, tuleb ka nagu naftast, mida me kanname ja mis sisaldub meie hoonetes, et kui see tuleb ressursisäästlikumalt ringlusse võetud materjalidest ja nii edasi, kus me seda survet loodusele vähendame, et siis see ei tähenda ju nagu inimese mugavustes ilmtingimata mingisugust suurt kompromissi, vaid see on nii-öelda selline tootmise ja toodete teatud mõttes nagu ümbertuunimine, et ja nii, kellegi mikrofon vajab natuke tuunimist, aga jah, Avelinas. Ma lisaksin siia veel nagu sellise kolmandana aspektina veel juurde, et ka see üleminek, see õiglane fookus seal üleminekul, et siin sellise lisaaspektina tuleb ka arvestada, et meil needsamad muutused paralleelselt väga aktiivselt ju käivadki. Me näeme juba ise tegelikult ka Eestis väga tugevaid ilminguid ja mõjusid sellest samast kliimamuutusest. Eesti on suhteliselt palju soojenenud piirkond maailmas, Põhja-Euroopa tervikuna, põhjapoolsed osad maailmast tervikuna ja ka seal on see komponent ka, mida Mihkel küsis, et ka praegu me asetame just need kõige haavatavamad inimesed ilma midagi tegemata ka kõige raskemasse olukorda. Nemad kannatavadki kõige rohkem, kellel on kõige vähem võimalusi endale lisavahendeid või selliseid kõige mingisuguseid turvameetmeid ehitada või mujale kolida või endale bunker teha maa alla või lennukiga minema lennata, et see ebaõiglus on
väga tugevalt sisse kirjutatud ka sellesse, kui me mitte midagi ei tee ja isegi veel ja mitte isegi veel rohkem, vaid vastupidi, väga palju rohkem kui siis, kui me praegu aktiivselt tegutseme selle nimel, et me hästi tasakaalukalt ja õiglaselt aga kiiresti ja otsustavalt liigume sellises mõistlikumas suunas. Nii, meie aeg läheb maru kiiresti ja teised järgmised arutelud ootavad, aga siin on paar küsimust veel. Üks on küsimus, kas peaks ka rõhuma laste harimisele, et neist kasvaksid keskkonnateadlikud inimesed. Sellest kusjuures me räägime vist nüüd siis järgmises paneelis täpsemalt, et seda ma ei küsi, võite muidugi jah öelda. Täiskasvanute harimisele. Absoluutselt. Pigem niipidi, jah. Ja nüüd hakkas tulema küsimusi siia. Jah, aga ma küsiks, ma vaatan, need on väga huvitavad küsimused, aga me ei jõua enam. Aga ma küsin ikkagi, et siin on palju inimesi, kes elavad linnas, meie ümber. Andke nüüd siis lõpus igaüks soovitusi, kuidas tavaline, siin on ka üks küsimus siis, kuidas tavaline linnas elav inimene saab ise loodust hoida? Timo? Mulle meeldib see, et see roheleppe käib kaasas, et meil on rohekiirendid ja me arendame välja uusi süsteeme, aga mulle meeldib see mõte, et parim innovatsioon on loodus ise välja pakkunud, see on taim. Ja aastaks 2030 kogu Euroopa võiks istutada vähemalt 3 miljardit puud ja ma arvan, et igaüks meist suudab mõne puu mulda pista, ja seda saab väga vabalt teha ka linnas, et leidke see võimalus. Kas tohib linnas puu? Õige puu õiges kohas. Jah. Õige, selge. Nii, Kaupo? No, mitte ainult linnainimene, kõigi inimene saab õppida ütlema ei. See on üks kõige raskemaid asju tegelikult, et kui sa lähed kusagile, keegi pakub sulle midagi, kas või kingitus, siis ütle talle ei. Mul ei ole seda vaja, mul on see 8 kotti juba olemas, et mul ei ole seda 9. vaja, anna seda kellelegi, kellele see on esimene. Kui lähed poodi ja sul on seal säravad asjad, siis ütle ei. Pane lihtsalt jalutuselt ära, siis suure õnnestusel tegelikult vaja ei ole. Kui sul on kodus mingi asi, mida sa ei ole 3 aastat kasutanud, siis ütle ei, mul ei ole seda vaja, ma annan seda kellelegi, kelle seda vaja on. Ja kokkuvõttes jääb väga palju asju tootmata ja kui jääb tootmata, siis on ka ressursi tarve väiksem, ei ole vaja uut metsa vaja raiuda, ei ole vaja kaevandust teha, ei ole vett vaja kasutada ja kokkuvõttes on kusagil palju rohkem seda elusloodust, elupaiku ja liigid saavad seal edasi tegutseda, sest liikide kadu on ju suuresti seotud ikkagi elupaikade kaoga ja elupaigad kaovad seetõttu, et me tahame tarbida. Ma küsin vahepeal Eva käest, et kui Kaupo ütles, et ütle ei, see ettevõtjad ju läheb pankrotti. Ei ütlemise peale või vastupidi, mina usun jälle väga sellesse, et ka ettevõte, kui ta reostab ja raiskab vähem, see on talle majanduslikult kasulik. Aga vastates sellele küsimusele, et mida linnas teha saab, siis kõige olulisem minu meelest on toidu teema võib-olla isegi siin, et me Eestis viskame igal aastal söömiskõlbulikku toitu ära 12 olümpiahotelli suurust kuhja, söömiskõlbulikku toitu ja enamus sellest visatakse ära meie kodudes ja meie linnades. Nii et mõelge natukene enne, kui te vaatate jogurti topsi peal kuupäeva, see on tänane, viskan prügikasti. See on kriminaalne käitumine, ma ütleks. Teine asi on see, et ühekordsed asjad, et mina püüan, mul on vähe siukseid tõsiseid põhimõtteid, aga üks asi on see, et ma ei söö ühekordsete nõude pealt, et mina heas toitumises naisterahvas jätan söögi korra vahele, kui on ühekordsed nõud, nagu päriselt ka. Ja ma püüan mitte kasutada ja osta asju, mida ma kasutan vähem kui 20 minutit. Jälle, iga asi, mis sa kasutad prügikasti, see ei ole nagu inimväärne käitumine tegelikult tänases päevas. Ja selliseid igal ühel võiks olla mingi paar põhimõtet, mida ta jälgib. Ja siin on väike reklaamihetk ka, et on valmis saanud nüüd selline test nagu eluviisitest.ee, et koostöös siis soomlaste Sitraga väga teaduspõhine näitab, kus on need sinu jalajälje kõige suuremad punktid, mida sa saaks parandada ja annab tegelikult ka soovitusi, et kuidas siis ise tublim olla. Et proovige täita ja vaadake, et mis see jalajälg siis on ja kus teil king pigistab. Helena, kuidas igaüks saab loodust hoida? Jah, saab ju kõigele alla kirjutada, aga ma arvan, et see, mida on öelnud nagu David Attenborough ja täna ütles ka Eva, et lihtsalt ära raiska, ära
ära raiska, ära reosta, et ja see raiskamine, just see nii-öelda ületarbimine, et meil on kõigil loomulikult vajadused, mida me soovime katta ja peamegi saama katta, aga kui me vaatame ikkagi seda nii-öelda ületarbimist ja raiskamist ja seda jäätmete teket täna ja milline ressurss selle taga on ja milline energia selle taga on, mis täna siiski tuleb enamasti ikkagi fossiilkütustest, siis see on tohutu, et lihtsalt see on meie enda elukeskkonna ju rikkumine ja see jah, et toidust kuni kõikide teiste toodeteni, et meil on lihtsalt liiga palju raiskamist ja ma arvan, et üksikisiku tasandil see kontroll on mõnes mõttes nagu kõige lihtsam, et väga palju on sellist, kus ei saa me panna seda vastutust üksikisiku õlgadele, neid muutusi läbi viia on väga oluline, et oleks poliitiline raamistik, suurettevõtjate panus ja nii edasi, aga see, mida igaüks saab teha, on tõesti seda oma raiskavat ja reostavat käitumist muuta, kui seda veel täna on. Erole, sina isiklikult, kuidas inimene võiks nagu loodust hoida ja kas üksikisik või tavaline taustata inimene saab suuri protsesse mõjutada? Kõigepealt ma ütlen, et ma väga nõustun sellega, mida Helena ütles, et üksikisiku peale ei saa väga paljusid asju, nagu seda süüd ei saa panna üksikisiku peale, aga üksikisikuna tarbi vähem, tarbi vastutustundlikult. Üks võimalus neid protsesse käima lükata või mõjutada on mine lihtsalt valima. Vali inimesi, kes lubavad asju, millega sina nõustud. Ja no ma ei tea, selliseid tavalisi asju, et ära viska prügi maha vist ei pea ütlema. Ma eeldan, et kõik inimesed, kes siin saalis on, juba nagu ei tee seda, aga tarbi vähem, raiska vähem ja kui sa saad midagi teha ja sa arvad, et see kuidagi aitab loodust, siis tee seda. Kusjuures mina siin on üks asi, mis ma alati mõtlen, et ma ütlen ikka valju häälega välja ka, et meil on hästi mugav öelda, et üksikisikust ei sõltu midagi ja seda väga paljud inimesed ütlevad ja siis tarbivad nagu homset ei ole, sest kõik ju sõltub organisatsioonidest ja valitsustest ja mingitest asjadest, aga ükski valitsus, ükski organisatsioon ei tööta asjadega niisama, seal on inimesed, on vastutavatel kohtadel, seal on inimesed, juhivad organisatsioone, valitsused koosnevad inimestest, kõik taandub lõpuks sellele ühele inimesele. Lihtsalt see üks inimene võib-olla on valitsusjuht või on kliimaminister või on suure ettevõtte juht, aga ta on üksikisik ja tema südametunnistusele lõpuks kõik taandub. Ja see ei ole nii, et me ütleme, et inimesest ei sõltu midagi. Inimesest sõltub kõik ja kogu selle looduse reostamine ja saastamine on inimeste süü, see ei ole tekkinud kuidagi jumalast. Nii, ja et meil pausiks jääks ka aega, siis Aveliina nüüd lõpetab, kuidas iga linnas inimene saaks paremini loodust hoida? Jaa, no mina räägiks ikka seda juttu, et loodus on kõikjal meie ümber ja rõhutaksin just seda igaühe looduskaitse rolli, et me tegelikult oma valikutega teeme otsuseid igal ruutmeetril enda ümber ja kuigi meie ise oleme kangesti suur liik, me olemegi üks suuremaid liike maailmas nagu füüsiliselt, siis me kipume ka võib-olla loodust mõtlema nõnda, et see on karu, põder ja heal juhul võib-olla mõni jänes, aga tegelikult on loodus väga pisikene meie ümber, väga palju liike ja igal ruutmeetril, kus me valikuid teeme, me tegelikult teeme elu või surma otsuse sadadele liikidele. Ja meie valikutest sõltub, kas sinu kodumurus elab 300 liiki või 30 ja saab sellega toimetada. Ja kui ütleme, kliima on selline suur ja meie ümber võib-olla raskesti üksikisikule taandatav läbi nende valikute küll,
aga loodus on väga konkreetselt meie ümber. Nendel samadel maastikes, kus me ise elame, linnades, linnaaedades, linnaparkides, linnas olevatel loodusmaastike jäänukitel, seal ta kõikjal on ja seal teda tuleks ka hoida ja teda seal soosida. Et siin oli korraks juttu puisniitudest, et puisniite me ei hoia mitte ega taasta mitte sellepärast, et on mingisugune isu seda teha ilmtingimata, vaid sellepärast, et nendega on seotud selliste elupaikadega, on evolutsioonilistel põhjustel seotud pea pool meie liikidest Eestis. Ja need liigid leiaksid oma refuugiumi ka meie parkides ja linnades, kui me neid taluksime seal, neid lilli ja liblikaid, keda me ju tegelikult armastame. Nii et minu soovitus on linnakodanikele, linnaelanikele nii-öelda emmata loodust enda ümber, lubada loodust linna ja nõuda loodust linna ka nendelt, kes selle üle otsustavad. Aitäh, häid mõtteid terve tunni jagu, teeme suure aplausi meie panelistidele ja ma saan aru, et kõigile on ka seal kingitused, aga meie teeme nüüd 10-15 minutilise pausi, et tulla siia tagasi järgmisesse paneeli, mis räägib loodusharidusest.